Tallinna loomaaias peetakse konverentsi liigid, nende seisund tänases Eestis, kuidas edasi. Tegelikult neid liike on vaja inimese elu heaks kvaliteediks. On ju palju liike, mida me lausa kasutame, kes pakuvad meile ökosüsteemi teenuseid. Klassika on ju tolmendajad, sellest sõltub meie toidulaud. See kriis, keskkonnakriis, mis meie ümber praegu avaneb ja mille hulgas siis elurikkuse kadu on üks osa, et see tuleneb ikkagi sellest, kuidas meie oma ühiskonnas, oma mõtlemistes ja oma toimingutes toimetame ja kuskil peab siin tulema muutused, pikaajalises perspektiivis see, mis toimub liikidele, see peegeldab seda, mis ühel hetkel hakkab meiega toimuma. Looduses on miljonite aastate jooksul liigid kogu aeg välja surnud. Aga peaprobleem on hetkel selles, et praegusel sajandil surevad liigid 50 korda kiiremini välja, kui see on toimunud looduslikult. Need on seotud maakasutusega, see on siin põllumajanduse, metsamajandusega, aga on ka looduslikud tegurid, näiteks kas või veekukkude eutrofeerumine, mis on ka jälle inimtegevusega seotud. Aga on ka uus viimase poole sajandi jooksul on nüüd, millega on palju keerulisem tegeleda, on kliimamuutused. See toob meile muidugi ka liike juurde. Eestis on 50 aastaga välja surnud 118 liiki, ohustatuid liike Eestis 1650 ning ohulähedasi 750. Kui meil on Eestis teada nimega liike, mis on registrisse kantud 30 000, siis ohustatuse hinnang on antud pooltele neist. Kokkuvõttes on Eestis liikidega parem seis kui Euroopas või globaalselt. Mis on kõige ohustatum, on ju lendoram, musttoonekurg, on kassikakk ja terve rida on neid on mitusada.